formaadid, eks ole, see kohtumine on. Aga üldiselt on minu jaoks oluline, ma pean kuulma inimeste häält, et olgu see üks sõna, olgu see üks iganes, aga ma pean füüsiliselt saama nagu selles mõttes osalema, ja selle järgi ma nagu tegelikult et ma saan nagu õppimist luua ja tegelikult selle järgi mina loen hästi palju nagu seda inimest, seda gruppi, mis see nagu vajadus on, mis ma tegema pean. Et see annab mulle hästi palju infot, et kui soojad nad on, kui külmad nad on, kui palju nad teavad, kui pelglikud nad on, kui enesekindlad nad on, sest sellest kõik sõltub seda, mis seal edasi saab tegema hakata, tempoga, isegi võib olla see, et mis meetodeid ma saan kasutada, et mis tundub antud hetkel, milleks on valmis ja milleks ei ole valmis. Ja siis läheb nagu on palju-palju toredam. Ja teine asi on, mis on ka siuke hästi palju kasutamata ressurss, et miks on vaja, et inimesed räägiksid, on see, et tegelikult, et ühelt poolt, et mina pean neid kuulma, aga tegelikult minu elu läheb lihtsamaks, kui mina loon osalejate vahel suhted. Siis sellisel hetkel muutub see nagu kõik palju plastilisemaks, palju toredamaks. Nii et ühesõnaga, et võib-olla see kokkuvõttes ja lähtekoha osas on see, et mina võtan oma ruumi loomise ja hoidmise eest hästi suure vastutuse. Ja selle eesmärk pikas perspektiivis on see, et ma õpetan osalejad osalema ja minu töömaht väheneb tohutult, et kuigi see alguses võib võtta aega nii-öelda käima saada, siis tegelikult nagu sellega ma ehitan sinna oma ruumi, selle osalemisruumi ja sellisel juhul nad juba, et mis see praktika on see, et need osalejad tulevad edaspidi juba selle hea vaikuse ruumi. Ehk see vaikus, mis võimaldab kuulata, mis võimaldab jagada ja siis ei ole see passiivne vaikus. Ehk et see on selline, et on nii-öelda, et ja see on jälle see kontekst, et kus ma ehitan endale meelepärast ruumi, kus minul oleks hea teha, et kuigi ma tean, et see on neile kasulik, aga tegelikult selles protsessis on vaja mul ennast hoida. Ehk mina ei viitsi ja mina väsin õudselt ära, ma olen hästi tüütu, eks ju, et siis seetõttu on mul vaja seda ruumi ehitada ka selliseks, et see hoiab mind tegemas seda, mida ma teen. Nii et see on ka selline nagu mitme otsaga, et ühelt poolt ma nagu kaitsen neid ja teiselt poolt kaitsen ennast. Niiviisi. Ja mis siis on, et võtame kokku, et siin ma olen peaaegu kõik asjad juba ära